tere, mina olen Karola Marist, teie tänase saate saatejuht. Tänases saates kajastame teemat nagu Türil kevade saabumine. Siitkohalt annangi sõna edasi Triin Pärnale, kes on siis nende ürituste korraldaja. Kui kaua on kevade vastuvõtmistraditsioon toimunud Türil? Türi saab sellel aastal kevadpealinnaks 27. korda. Ja see on selline, nagu ma ikka armastan öelda, et see on selline suurte inimeste mäng. Et mida me siis teiste teemapealindadega mängime ja tegelikult ise sellest rõõmu tunneme ja püüame seda rõõmu siis pakkuda ka oma kogukondadele. Keda on sel aastal esinejaid, keda saab kuulama ja vaatama tulla? Sellel aastal, kui nüüd kevade saabumise päeva mõelda, siis kevade saabumisel meil on traditsiooniliselt, võtame kevade vastu täpselt kevade saabumise hetkel. Sellel aastal saabub kevad 16.46 ja peale seda kell 6 on meil Paldi ja ansambel Flamingo kontsert Türi kultuurikeskuses ja see on kõikidele tasuta. Aga kevade jooksul on erinevaid kontserte ja ettevõtmisi hästi palju ja selline tippsündmus, kus tasub mitmeid artiste vaatama tulla, on Lillelaat. Kas mõni kevadpealine üritus on ka seotud ka Türi linna 100. sünnipäevaga? Otseselt mitte, et kevadpealinna sündmusi me ei ole otseselt sidunud Türi linna 100. sünnipäevaga, aga nüüd vahetult enne kevade saabumist alustasime me kohtumiste kolmapäevadega, mis on küll Türi linn 100-le pühendatud, nad jäävadki peamiselt kevade perioodi ja seal on meil siis erinevad vestlusõhtud Türilt läinud ja Türile tulnud inimestega, kes siin ennast koduselt tunnevad. Nii et miks tasuks siis sellel aastal kindlasti kohale tulla kevade vastuvõtmisele? Ma isegi ei ütleks nii, et peab kindlasti tulema kevade vastuvõtmisele, aga kevade perioodil tasub kindlasti Türile tulla, sest me oleme aru saanud, et Türi on kevade kodu ja meil on kevad on ka aru saanud, et Türi on kevade kodu, nii seda kevade lõhna ja kevade meeleolu siin kindlasti saab. Kui kaua võttis ürituse korraldamine ja kokkupanemine aega? Kuna kevade saabumine on selline traditsiooniline ja me selles saabumise hetkes väga palju muudatusi aastatega ei ole teinud, et meil on üsna kindel ülesehitus, siis need tegevused, mis me sellesse päeva juurde planeerime, tulevad sellise 2-3 kohtumisega, et meil on selline toimkond, kus meil on erineva valdkonna inimesi ja viskame ideid õhku ja siis vaatame, mida me sealt siis teostada saame. Nii et kui ma peaksin ta ajaliselt kokku võtma need tunnid kokku lugema, siis ma ütleks, et 5-6 tundi koos sellega, et saaks üles pandud kogu tehnika ja mõttetalgud peetud. Mida tähendab kevadpealinna tähistamine Türi kogukonnale? Selle kohta on meil omakeskis ütlus, et Türi inimesed ei ole päris normaalsed. Et kevad on tulnud igasugustel hetkedel, ta on tulnud öösel, ta on tulnud päeval, ta on tulnud vara hommikul, ta on tulnud lumehangede otsas, ta on tulnud väga ilusa kevadilmaga, ta on tulnud vihmaga, lörtsiga, poriga, aga Türi inimesed tulevad sõltumata sellest alati kohale ja tervitavad seda kevade hetke. Ehk siis see on Türi inimeste üks oluline ilmselt sündmus ja tunne. Kui palju külastajaid te loodate, et tuleb kohale? Tavapäraselt on selline 200 inimest iga kevadet tervitama tulnud ja me oleme öelnud, et kuna sellel päeval on ettevõtmisi erinevaid, on nii lastele kui teistele sihtgruppidele, siis tegelikult ma arvan, et sellest kevade saabumise päevast saab osa päris mitusada inimest ja kui ma mõtlen ka lasteaedade peale, siis võib-olla lausa 1000. Mida ütleksite inimesele, kes pole kunagi varem käinud Türil siis kevadet vastu võtmas? Kui sa pole Türil kevadet vastu võtnud, siis sa ei ole päris kevadet näinud. Lõpetuseks üks küsimus väikestele. Kas on ka murumoori oodata? Muidugi on. Murumoor tuleb sel korral pisut teisiti kui tavaliselt, nii et juba sellepärast tasub kohale tulla. Sellel kohal lõpetamegi tänase saate. Sooviksin tänada selle saate tegijaid, ehk siis mind, saatejuhti Karolat, samuti Karolat, kes kogu selle asja kokku pani,
ja Triin Pärnat, kes oli nõus tegema intervjuu selle asja jaoks. Samuti tänan ka Liisat, kes enam ei võta küll osa sellest saate tegemisest, aga you're the man, Liisa, nii et ma tänan sind ka. Ja keda ma ei täna, on need kuradi autod, kes on terve aja siit mööda sõitnud. Nii et jaa, sellega lõpeb meie tänane saade ja loodetavasti me rohkem ei kohtu.